Lukas, nädalavahetuse kokkuvõttes said 85. klassi teise koha. Kuidas sa enda tänased võistlussõidud kokku võtaksid? Stardid olid okeid, mõlemas stardis olin teine ja siis esimene sõit surusin Udoleist, aga mööda ei saanud ja 9. ringil ise kukkusin. Tegin vea, vajutasin liiga vara gaasi ja kukkusin. Ja teises sõidus olime Udoleisega sama kiired, aga ta oli tagakurvis, sõitis kuidagi seda ühte kurvi nii kiiresti ja sealt ta sai iga ring sekundi võtta. Teil oli ikkagi üsnagi tihe rebimine, et mis see väikene asi oli, mis sul täna võidust puudu jäi? Stardid, et kui ma stardis ma arvan ees minema saanud, siis oleks olnud lihtsam sõita. Aga kuidas sa ise hindad, see konkurents Udoleisiga pigem ilmselt arendab sind või kuidas sa seda väärtustad? See arendab et saame koos võidu sõita ja kuidas sul selle pingega on, et sul on nii-öelda Eestis ja välismaal võistlemisega väga palju kogemust, et kas kodus võistelda on kuidagi teistmoodi või kuidas sellega on? Euroopakatel siin tsooni omadel ei ole väga hull, aga adakitel ja euroopakatel on natuke hullem, aga saame hakkama. Mis mõttes hullem? Nagu, et enne starti on natuke pinge on hullem ja ma ei tea. Sa rääkisid eile natuke sellest, et see rada on vaata teistsugune, et need hüppenukid on natuke kõrgemad, ta on ikkagi euroopakate rada, ta ei ole selline tavaline, nagu ta on. Kuidas see sulle meeldib? Ja mulle meeldib, kui hüppenukid on kõrged ja seekord oli see Pärnu rada natuke parem ka, et tuli rohkem sooni ja hüpped olid ägedad ja. Kus me sind järgmisena võistlemas näeme? Eestis on, ma isegi ei tea kuna, Lange võib-olla jah, aga nüüd lähen hoopis Lätti võistlemas Telpesse see nädalavahetus või järgmine nädalavahetus. Aitäh ja edu sulle!